Tere päevast! 2025. aasta oli kahtlemata välis- ja julgeolekupoliitikas märgiline. Tänases Postimehe aastalõpu saates oleme tulnud siia Välisministeeriumisse, kus meid võtab vastu kantsler Jonatan Vseviov. Kui te praegu mõtlete nüüd tagasi 2025. aastale, sellele tööle, mis te olete teinud siin majas, kas võtab pigem ohkama või rahulolevalt võib muheleda? Mitte kumbagi tegelikult. Rahul saab olla siis, kui sõda õnnestub lõpetada ja mitte agressori tingimustel, vaid õiglase ja püsiva rahuga. See on ainuke mõõdupuu, mis tegelikult maksab. Ja ka sel juhul, kui sõda õnnestub lõpetada õiglase ja püsiva rahuga, ei tähenda see kahjuks ajaloo lõppu, siis tuleb edasi töötada. Tulevad uued väljakutsed, ajalugu läheb edasi, Venemaa jääb meie kõrvale, kõik need globaalsed probleemid, millest on räägitud varem, enne seda sõda ja millest räägitakse kindlasti pärast seda sõda, see kõik jääb endiselt kehtima. Aga praegu on meie jaoks muidugi teema number 1, 2 ja 3 Venemaa agressioonisõda ja ainus mõõdupuu on selle sõja lõpetamine. Nüüd, kui me vaatame ajale tagasi sellele aastale, siis ohkama ka ei võtta, sellepärast, et me oleme ikka üksjagu suuri asju teinud. Sanktsioonipakette võib lugeda kokku päris mitu. Eestil oli päris oluline roll nende kokkuleppimises, nii tehniline kui ka poliitiline roll. Nafta hinnalae tõime allapoole. Venemaa külmutatud riigivarade kasutuselevõtu küsimus, mida rohkem kui 3 aastat me üksinda peaaegu tõstatasime. Kohati mulle tundub, et olime ka pilke all ja mitte ainult rahvusvaheliselt, vaid ka kodus, et mis me siin ikka räägime asjast, mis kindlasti ei tule. Tuleb välja, et nüüd räägivad teised. Nii et on asju, mille üle tunda ka uhkust ja igal juhul, kui põhiliselt lähtuda sellest arusaamisest, et niisama loota asendis pikal olemine ja aita kindlasti, siis tegutsenud oleme ennast unustavalt, tegelikult ka fokusseeritult ja mitte siin Tallinnas, vaid üle maailma, nii et sellega saab olla ainult rahul. Meie vaatest vast kõige märgilisemad arengud on tegelikult hakanud juhtuma nüüd aasta lõpupoole. Markeerime vaatajale ära, et me teeme seda saadet siin 10. detsembril õhtupoolikul. Ukraina rahukõnelustes tegelikult praegu mingisugust lõplikku lahendust ei ole, et on mingisugune 20-punktiline versioon, mis käib ringi, aga keegi täpsemalt justkui ei tea ka, et mis seal on. Kas me näeme 2026. aastal või isegi juba sel aastal Ukraina sõja lõppu, näeme me pausi või näeme hoopis suuremat eskaleerumist? Ei tea. Praegu on selgelt turbulentne aeg, aga sõdade lõpud, nõnda nagu sõdade algusedki, ongi suurte pöörete ajad, kus varem mõeldamatud asjad muutuvad ühel hetkel mitte ainult mõeldavaks, vaid juba tehtuks. Meenutame tagasi selle sõja algust. Soome-Rootsi astusid NATO-sse. Euroopa Liit hakkas tegelema sõjalise abiga. Me Euroopas loobusime Venemaa energiast suures osas kõigepealt ja nüüd oleme teinud otsused loobudest sootuks. Need oleksid veel nädalad enne nende otsuste tegemist tundunud täiesti mõeldamatud ideed ja ometi need tehti ära. Aga kui me mõtleme maailma ajaloole tagasi, siis sõdade lõpus aset leidvad muutused on sõdade algusest toimuvatest muutustest veel suuremad. Ja praegu on selgelt tunda niisugust lõpuhõngu või tajuda lõpuhõngu. Kuidas, millistel tingimustel, seda me muidugi ei tea. Eesti enda ajalugu õpetab meile, et tapmise lõpetamiseks ei piisa sõja lõpetamisest ja selle tõttu kirjutame meie alati suurte tähtedega sõna rahu ette, õiglane ja püsiv. Ja ausalt öeldes rahukõnelusteks nimetaksime alles niisugust protsessi, mis algab pärast seda, kui agressor on oma eesmärkidest loobunud. Täna siin istudes, hinnates olukorda kogu selle teadmisega, mis meil on, kogu selle teadmisega, saan ma endiselt kinnitada, et meile ühtegi märki Venemaa muutunud eesmärkidest. Mitte ühtegi. Ja järelikult see, mis toimub, see võib-olla tegeleb rahuga teoreetilisel tasandil, võib-olla kompab osapoolte taandumise piire, aga nii kaua, kuni agressor oma eesmärkidest lahti ei ütle, õiglast ja püsivat rahu ma kusagil kõneluste käigus tulemas ei näe. Ma ütlen endiselt, ainukene tee õiglase ja püsiva rahuni läheb läbi Venemaa survestamise, et nad ometi mõistaksid, et aeg ei tööta nende kasuks. Ja kui nad seda jäävad uskuma, siis on lootust, et nad hindavad oma eesmärgid ümber. Asjaolu, et me istume siin majas, mis täna on Eesti Välisministeerium, kuid mis ehitati EKP Keskkomitee hooneks, kinnitab, et muutus on võimalik küll.
Küll aga me tegelikult ju näeme seda, et mingid kõnelused siiski toimuvad. Kui palju teie päriselt teate, et mis nende 20 punkti seas praegu on? No kõnelused käivad, diplomaatia on kogu aeg olnud aktiivne. Ma mõnikord mõtlen, et mult küsitakse, et kas diplomaatia on aktiivne või kas tuleb anda diplomaatiale võimalus. Mõeldes tagasi alates 24. veebruarist 2022 toimunule või isegi nädalad enne seda, kui Venemaa laiaulatusliku agressiooni algatas, on see diplomaatia olnud kogu aeg ülimalt aktiivne. Ülimalt aktiivne. Praegu ka Ameerika Ühendriigid tegutsevad samamoodi väga aktiivselt. Me loeme ka ju meediast kõigest kohtumistest, mis asjad leiavad liidrite tasandil. Võib ette kujutada seda tööd, mis toimub allpool liidreid, nii-öelda kuluaaris. Et see töö on ülimalt aktiivne. Meie muidugi pingutame selle nimel tõesti, et punkt 1 teada saada, millest räägitakse. Ma arvan, me teame päris hästi seda, mis toimub. Aga sellega me ei rahuldu. Me ei taha lihtsalt teada, mis toimub. Me tahame, et see sõnum ei midagi Euroopast Euroopata maksaks ka päriselt. Ja ma tahan ära õiendada ühe, mitte küll Eestis, aga mõnikord võib-olla laiemalt rahvusvaheliselt leviva vääraru saamise. Kui me ütleme ei midagi Euroopast Euroopata, ei küsime endale tooli laua ääres, mille taga sõlmitakse uut 21. sajandi Müncheni sobingut. Ei, see loosung tähendab, et meie asju tahame meie ise otsustada ja kui me ütleme ei midagi Euroopata, siis me ei räägi mingist umbisikulisest kusagil kaugel asuvast Euroopast, me räägime sellest, et meie tahame Eestina oma saatust määravates arengutes oma sõna määrava kaaluga sekka öelda. Nii et on üks asi teada, mis toimub, on teine asi panna enda sõna päriselt maksma. Sinna vahele käib päris palju igasuguseid alakomponente, suutlikkus välja mõelda, mis on meie seisukoht küsimustes, mis on tõesti kaalukad või murdelised ja samal ajal ka julgus päriselt välja öelda. Sest omavahel siin teoritiseerida on üks asi ja teine asi on päriselt olla vastakuti teiste riikide esindajatega ja siis leida endasse julgus ja veenvus, et sõnum ka midagi maksaks. Me oleme seda tööd minu arvates teinud päris hästi, aga siingi on põhiline mõõdupuu mitte see, kui palju me pingutame, vaid eelkõige see, mis tulemuse me saavutame. Ja tulemus selgub siis, kui see sõda läbi on, Euroopa julgeoleku kontuurid, sõjajärgsed kontuurid selgeks saavad ja selles siis Eesti julgeolek loodetavasti kindlam on kui enne sõda ja sõja ajal. Vähemalt meediapildis paistab praegu välja, et või on öeldud, et üks suur küsimus, mida nüüd ei suudeta ära lahendada või milles ei saada kokkuleppele, on see territooriumite küsimus. Ja selles asjas peitub tegelikult Eesti ja Euroopa jaoks üsna suur pretsedent, kui see peaks nüüd läbi minema, et Venemaa saabki mingisugused alad Ukrainast enda kontrolli alla ja näiteks USA veel tunnustab neid. Et mida me konkreetselt ikkagi teha saame, et see ei juhtuks, et te rääkisite küll diplomaatist, aga mis meie hoovad üldse on? Kõigepealt ma tahan nõustuda selle küsimuse püstitusega ja kui me räägime Ukraina territoriaalsest terviklikkusest ja suveräänsusest, siis me loomulikult räägime ka enda territoriaalsest terviklikkusest ja suveräänsusest. Kui rahvusvaheline üldsus või kui tahate seda kitsendada, ütleme siis Euroopa, aktsepteerib seda, et Ukraina piire on relvajõul võimalik muuta, siis nimetage mulle piir Euroopas, mis kindlaks jääb. Me lausa läheme nii kaugele, et arvata, et need põhimõtted, territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus, need on olulised lausa globaalselt. See on meie sõnum nendele riikidele, kes võib-olla vahetult ei ole Euroopa julgeolekuga seotud, kellel võib-olla pole ka meiega sarnast demokraatlikku valitsemisvormi, kuid kes sellegi poolest oma julgeoleku jaoks vajavad ka nende printsiipide kehtivust. Sest maailmas peaaegu kõikidel riikidel on kusagil nurga taga neist suurem naaber, kes potentsiaalselt, kui reeglid enam ei kehti, võib neid ohustada. Nüüd meie hoovad. Hoobasid on mitmesuguseid. Me kuulume tänu eelkäijate ja nende eelkäijate ja Eesti rahva tarkadele pingutustele NATO-sse ja Euroopa Liitu. Me kuulume ka ÜRO-sse, kuulume mitmesse teise organisatsiooni. Oleme ennast püüdnud asetada parajasti kõige aktuaalsemate küsimustega tegelevate tahtekoalitsioonide liikmete sekka, et olla nendes tubades piltlikult öeldes, kus asju arutatakse. Seda saame teha, kasutada neid tööriistu. Teiseks me loomulikult suhtleme ukrainlastega.
No kui ukrainlased peaksid murduma, kui nad ei jaksa või kui nad ei usu enam, et see, mille nimel nad üleüldse võitlevad, on üleüldse saavutatav euroopalik tulevik, siis läheb olukord erakordselt keeruliseks. Meie asi on seda lootust ukrainlastesse süstida. Mitte ainult valitsusega kontaktides, vaid ka näiteks sellega, mida me teeme ülesehituse raamides või mida me teeme näiteks Brüsselis, toetades Euroopa Liidu laienemist. Loomulikult on terve rida igasuguseid täiendavaid hoobasid. Me töötame sanktsioonide kehtestamisega, me töötame sõjalise abi andmisega Ukrainale. Need on väga praktilised mõõdetavad küsimused. Aga kui nüüd zoomida siit välja ja vaadata, hinnata seda olukorda niisugusel, ütleme, Euroopa või lausa ülemaailmsel tasandil, siis tuleb tunnistada, et väikeriigi põhiline tööriist ja relv on ikkagi meie hääl. Meie hääl, meie suutlikkus vajadusel õigel hetkel olla see, kes ütleb, vabandage, keiser on alasti. Seda häält ei saa kuritarvitada. Seda ei tohi kasutada rumalalt. Aga samamoodi on rumal ja kuritegelik ka iseenda hääl ära anda või öelda, et aga meie häält esindabki keegi teine, mõne teise riigi esindaja. No ei ole niisugust asja. See, et me oleme siin välisministeeriumis täna Islandi väljakul, on oluline meenutamaks meile muidugi seda, mida tegi väikeriik Island 1991. aastal, tunnustades meie iseseisvust esimesena. Kuid see on oluline tuletamaks meile meelde ka meie enda tegelikku jõuõlga. See nõuab jällegi vaimuteravust, tundmaks ära õige hetk, saamaks aru, mis on sõnumi oluline ja õige sisu. Kuid see nõuab ka julgust kriitilisel hetkel tegutseda. Realistlikult asja hinnates, kas Ukrainat survestatakse praegu kokkuleppele? Absoluutselt survestatakse, siin on mingisugust kahtlust, et survestatakse. Muidugi põhiline survestaja on Venemaa ise. Ega neid sõnumeid, mida Venemaa Ukraina suunas teele saadab, ei esita mitte ainult Venemaa kõneisikud. Neid sõnumeid esitavad ka need raketid, mis iga öö tsiviilobjekte tabavad. Aga selle sõnumi sisu on suhteliselt selge. Andke järgi, andke kohe järgi. Sest kui annate homme, on teie seis veel hullem. Ülehomme sellest veel hullem. Ülehomme sellest veel hullem. Selle sõnumi teine komponent on lootusetuse tunde tekitamine Ukraina eesmärkide osas. Tegelikult me oleme seda varem näinud, tegelikult ka enda nahal tundnud palju pehmemas vormis muidugi 90. aastatel, kus sõnum oli laias laastus midagi sellist, pole mõtet unistada mingist Euroopasse pääsemisest. Keegi teid seal ei taha, keegi teid seal ei oota. Kes neid teie sprotte seal Prantsusmaal sööma hakkab? Tulge tagasi, tulge tagasi. Asjad saavad korda, võib-olla mitte nii säravalt, kui on kusagil seal kaugel läänes, aga kui on sinna läände niikuinii ei saa, siis lõpetage parem jama aegsasti. No, see surve loomulikult kannab oma vilja. Aga iga kord, kui sõda algab, siis need sõdivad osapooled hakkavad seda sõda kaotama. Mõned pooled kaotavad sõda. Küsimus on, kes kiiremini sellesse punkti jõuab, kust enam edasi ei suudeta, taheta või peeta võimalikuks minna. Me mõtleme tagasi varasematele sõdadele, nad lõpevad otsa siis, kui üks osapool sellesse punkti kohale jõuab. Ei tasu unustada, et ka Venemaa on meeletu surve all. Putinil pole ju ühtegi plaani. Tal on väga täpselt sõnastatud ja aastate jooksul korratud eesmärk Euroopa julgeolek pea peale pöörata, Venemaa globaalsete suurvõimude sekka tagasi viia ja niinimetatud Vene maailm ühendada. Kuid tänases olukorras, kus ta on praktiliselt kogu oma konventsionaalse sõjaväe panustanud sinna Ukrainasse, saavutamata midagi peale paari ruutkilomeetrise igapäevase edenemise kusagil kaugel Ida-Ukrainas, mingisugust muud plaani, mis seletaks, kuidas tänasest seisust jõutakse siis sellesse soovitud lõppseisu, tal ju ei ole. On ainult umbmäärane, kohe annab lääs järgi. Ja miks lääs annab järgi? No, lääs demokraatlikult valitud valitsustena, no nad ei suuda püsida fookuses, nad ei suuda püsida järjepidevana. See umbmäärane pime lootus on ainukene asi, mis talle järgi jäänud. Kui alguses oli ju soov teha blitzkrieg, küüa jalaga uks sisse, korraldada üks maailma edukamaid kiireid sõjaväeoperatsioone, siis tänaseks on see kõik kadunud. Kõik ju näevad, et see ei õnnestu. Vaadates olukorda Venemaa majanduses, see on traagiline. Vaadates olukorda üldse Venemaa suutlikkuses käia kaasas globaalse innovatsiooniga, see olukord on ju traagiline.
Nii et on jäänud ainult see usk ja lootus, et äkki lääs murdub. Ja siis samal ajal paralleelselt kinni keeratud kruvid, et ühiskonnas oleks hirmu piisaval määral, et keegi ei julgeks väga avalikult sellele tänasele kursile mingisuguseid, ütleme, alternatiive pakkuma hakata. Nii et Ukraina on surve all, pole kahtlust, Venemaa ka surve all. Meie asi on aidata kaasa sellele, et Ukrainale surve võimalikult kergeks ja Venemaale võimalikult raskeks muuta. No survestamisest rääkides me tegelikult ei saa üle ega ümber ka USA-st. USA puhul me oleme nüüd näinud seda, et USA suhtumine Euroopasse on tegelikult üsnagi palju nihkunud, ütleme siis nii. Et hea näide on kas või nende viimane julgeolekustrateegia dokument. Kas teie nüüd selle aasta jaanuaris näiteks oleksite ennustanud, et aasta muudab seda suhtumist nii palju? Ma ei tea ja ei taha öelda asju, milles ma pole päris kindel, kuid see, millest tegelikult Ameerika julgeolekustrateegia räägib erakordse otsekohesusega, ei tule meile ometigi mingit põhimõttelise üllatusena. Jah, võib siin eraldi arutada igat ühte lauset, punkti või mõtet, mõni neist kindlasti tuleb ka üllatusena, aga suures plaanis see sõnum, et see praegune Ameerika administratsioon hindab näiteks Euroopas oma osalust ringi, see ei ole meile üllatav, sellest on administratsiooni esindajad president Trumpiga eesotsas rääkinud päris pikalt. Nõnda nagu oleme meiega rääkinud päris pikalt, et parim USA poliitika on ka praeguseks parim Euroopa julgeolekupoliitika, milleks on asjade ärategemine ise, enesekindlam omal kahel jalal seismine, et siis minna ja proovida koordineerida ameeriklastega. Kui õnnestub, siis tegutsedes koos, kui mitte, siis mitte, aga mitte see senine vastupidine käitumine, kus Euroopa ootab, et Ameerika pakuks meile strateegia, pakuks meile poliitikad, looks institutsioonid ja siis tuleks maksaks kogu selle asja veel kinni. Aeg on läbi. See aeg on läbi. Ja see oli küll selge ka jaanuaris. Nüüd seda kõike võib rääkida niisuguse laia pintslitõmbega üldise suure arenguna. Tõsi, murdehetkedel ajaloos need suured arengud võivad hakata juhtuma väga kiiresti. Ma arvan, et praegu me elame sellist perioodi läbi. Aga konkreetselt jällegi sisse suumides elab see küsimus ennast läbi ja välja Ukraina kontekstis. Ja see sõnum, et aga Euroopa peab ise, no see kas õnnestub või ebaõnnestub Ukraina kontekstis. Sõjaline abi, Ukrainale Venemaa külmutatud kasutusele võtmine, Ukrainale liitumisperspektiivi andmine moel, mis oleks päriselt veenev. Need on kõik Euroopa käes olevad küsimused. Ja küsimus Euroopale endale on, kas me tahame siis oma maailmajao küsimustes strateegilist rolli mängida. Ma arvan, et vastus on jaatav. No aga kahjuks ainult jaatusest ei piisa, nüüd tuleb ka tegutseda. See külm tuss selles julgeolekustrateegias tegelikult on ju see, mismoodi see kirjeldab Venemaad. Kui strateegilist partnerit, et kas see oli selline muutus, mida oleks võinud eeldada? Mida see tegelikult tähendab üldse meie jaoks? Meil on lihtsam rääkida sellest, mida meie maailma asjast arvame ja jätta selle teksti kommenteerimine nende ülesandeks, kelle poolt on see kirja pandud, ega selle tõlgendada saab mitut moodi, aga las siis need, kes selle on välja andnud, selgitusi annavad. Meie jaoks ei ole kahtlust. Venemaa on Euroopale tegelikult kogu Euro-Atlandi alale kõige suurem julgeolekuoht. Ja selle mitte sellepärast, et asjad oleksid lihtsalt nõnda seotud, see on sellepärast nõnda, et Venemaa ajab poliitikat, mille sisuks on Euroopa julgeolekuarhitektuuri lõhkumine ja asendamine mingisuguse neoimperiaalse käsitlusega. Ärgem unustagem, selle sõja juurpõhjus on Putini suutmatus leppida Nõukogude Liidu lagunemisega, mida ta on korduvalt nimetanud 20. sajandi suurimaks geopoliitiliseks katastroofiks ja mille tagasi keeramine sisuliselt esimese vaatusena täna Ukrainas käsil on. Meie ütleme sellele plaanile ei. Meie ütleme kategoorilise ei-ga kõik võimalikele mõjusfääride kontseptsiooni tagasitoomise katsetele, kus maailma suured jagavad ära mingid tsoonid, regioonid ja siis domineerivad seal teiste riikide üle, kes on siis määratud piiratud suveräänsuse saatusesse. Me ütleme sellele ei kahel põhjusel. Esiteks loomulikult meie enda riiklikud huvid. Meie oleme väike riik.
meie oleme see riik, kes potentsiaalselt oleks siis selles piiratud suveräänsuse tsoonis. Me ei taha seda. Me ei taha seda. Suveräänsus on meie jaoks oluline printsiip, selle suveräänsust me kavatseme kaitsta. Teine on niisugune universaalsem tõdemus. Need korrad, kui maailm on üritanud varasemalt lahendada julgeolekuprobleeme sellisel impeeriumite teel, jagades maailma muud piirkonnad siis mõjusfäärideks, need on lõppenud katastroofidega. Need on lõppenud katastroofidega, esimene maailmasõda, teine maailmasõda. Ja ei ole ühtegi põhjust, miks need lõpeks nüüd kuidagi teistmoodi. Maailm ei tööta niimoodi. Maailm töötab stabiilsena ja siis ka paljude vigadega. Üldiselt ikka ainult juhul, kui on kokku lepitud mingid üldiselt kõige põhimõttelisemad reeglid, parameetrid, millest lähtutakse ja protseduurid siis ikka tekivad erimeelsuste lahendamiseks. Mõnikord öeldakse, et kogu see rahvusvaheline õigus, ÜRO, see nii nimetatud reeglite põhine maailmakord, mis teise maailmasõja järel loodi, et see põhineb mingisugustel idealistlikel kaalutlustel. No ta ei ole tegelikult nõnda. Ei ole midagi pragmaatilisemat. See maailmakord, need reeglid tehti inimeste poolt, kes olid just tulnud läbi teise maailmasõja. Ja need on kantud eesmärgist vältida samasuguse katastroofi kordumist. See lähtub arusaamisest, et riikidel on erinevad valitsemisvormid, riikidel on erinevad taustad, kultuurid, neil on erimeelsused, need huvid põrkuvad. Kuid on püütud luua mingi raamistik, kus see huvide põrkumine oleks manageeritav. Ja selge on see, et maailm on jõudnud nüüd 1940. teisest poolest edasi. Me oleme täiesti uues olukorras. Ja juba aastaid, kui mitte aastakümneid, on targad vaatlejad korrutanud, et see maailmakord kas reformitakse, uued tulijad, uued suurvõimud, keda ei olnud iseseisvuste riikide seas, kui teile maailmasõda lõppes, tahavad nüüd ka mängida otsustamises oma rolli aru saada. Maailm on muutunud. Kas me suudame seda muutumist läbi viia evolutsioonilisel teel või tuleb mingisugune revolutsiooniline kataklüsm, aga päris samamoodi enam jätkata ei saa? Meie jaoks on oluline, et selle maailmakorra need kõige põhilisemad aluspõhimõtted. Kõige lihtsamini väljendudes, et suur ei või lihtsalt väiksele kallale minna, et see kehtiks. Ja ma arvan, et meil on tegelikult suutlikkus maailma riikide enamus selle põhimõtte taha joonduma panna. Venemaa agressioon Ukraina vastu on kõige klassikalisem niisugune test. Ja kui see sõja algusaastate vapustus maailma riike tabas, siis üle 140 ÜRO liikmesriigi hääletas peaassambleel ühemõtteliselt resolutsiooni poolt, milles mõisteti olukorda nõnda, nagu meie seda mõistame. Agressor, ohver, mõistsime hukka agressiooni. Tänaseks on see toetus mõnevõrra leevenenud või lahtunud. Milles on asi? Kas riigid on ümber hinnanud oma seisukohad? Ei ole. Riigid ei tea, kes selle sõja võidab. Ja meie läänes siin Euroopas, mitte ainult väike riik Eestina, peaksime selle pärast olema ülimalt murelikud. Ja see peaks meile veel kord meelde tuletama selle, et sõja ajal ei mõõdeta aega ainult minutite ja tundidega. Aega mõõdetakse inimeluga ja aega mõõdetakse ka kaduva poliitilise kapitaliga. Mida kauem me lubame realiseeruda olukorral, kus need kõige põhilisemad baasprintsiibid siin samas Euroopas on jalge alla tallatud, seda vähem on meie sõnal kaalu maailma asjade otsustamisel. Aga siis, kui meil ei ole kaalu maailma asjade otsustamisel, ega siis maailma asjad otsustamata ei jää, siis tulevad teised, Putinid, ja hakkavad maailma asju otsustama. Kahjuks ei ole võimalik ennast ajaloost välja osta, teha mingisugune kokkulepe, öelda, et me tegelikult enam ei taha ja me võtame nüüd pausi. Ei ole niisugust asja. Need reeglid kas kehtivad, me kas suudame neid kaitsta või kehtivad mingid teistsugused reeglid. Aga need teistsugused reeglid ei ole meiesugusele riigile enam siis juba turvalised. USA-st ja tegelikult ka teistele riikidele kallale tungimistest rääkides me ei saa ka üle ega ümber Venezuela teemast. Praegu, kui me siin seda intervjuud teeme, seda sõjalist konflikti kui sellist ei ole veel lahvatanud, aga mis te arvate, kas see on nüüd järgmine sõda maailmas, mida me näeme? Hästi raske ennustada, sest nagu te ütlesite, need arengud on nii kiired, et me tegelikult ei tea hommikul, milliseks kujuneb õhtu. Me näeme trende, need trendid on muidugi murelikuks tegevad. Aga meil ei ole otsest niisugust informatsiooni või tunnetust selle osas, mis võib juhtuda iga järgmine hetk.
plahvatusohtlik olukord ja maailmas muidugi veel. Aga kui nüüd sellest konkreetsest juhtumist rääkida, siis meie jaoks on loomulikult oluline, et ka see olukord laheneks või et lahendataks rahvusvahelise õiguse üldistes raamides. Ja ta on oluline mitte sellepärast, et meil oleksid seal piirkonnas mingisugused oma majanduslikud, poliitilised või ammugi geostrateegilised või sõjalised huvid. Ei, aga me ei saa ka endale lubada seda, et me nõudes nende baaspõhimõtete kehtivust ühes kohas avalikult ja häälekalt nõustume nende põhimõtete rikkumisega teises kohas, avades ennast seeläbi silmakirjalikkuse ja topeltmoraali süüdistustele. Ma ei taha siin sellega öelda midagi muud konkreetsemat, kui lihtsalt kirjeldada seda valu või ka ütleme selle vaatenurga keerukust, mis Eesti-sugusel riigil niisuguste rahvusvaheliste küsimuste analüüsimisel on. Mis saab? Loodame, et laheneb. Kas me suudame seda kuidagi mõjutada? Tegelikult olgem ausad, eriti ei suuda. Saame väljendada oma seisukohta, varem või hiljem pannakse mingid küsimused ka näiteks seal samas ÜROs hääletusele, seal väljendame oma seisukohta. Mõni ütleb, et aga mis vahet sellel on, kuidas me hääletame, aga selle kohta ma ütlen ise nõnda, et kui meie jaoks olulised resolutsioonid on hääletusel, näiteks need samad Venemaa agressiooni hukkamõistvad resolutsioonid või Venemaa poolset Ukraina laste küüditamist hukkamõistvad resolutsioonid. Nendest resolutsioonidest endist ei tulene otseseid juriidilisi tagajärgi, aga ma võin teile kinnitada, Eesti välispoliitika kujundajad, Eesti välisministeeriumi töötajad teevad täpselt, kuidas teised maailma riigid hääletasid. Ja kui keegi hääletas teisiti, kui see, mis meie arvates on õige, siis uskuge, me seda ei unusta. Me ei pruugi seda taktikalistel kaalutlustel iga kord pidada vajalikuks nina alla hõõruda, aga me ei saa seda unustada. Me ei unusta ka seda, kes seisis meie kõrval, millal siis, kui me pidasime vabadussõda või kes tunnustas, ei tunnustanud Nõukogude Liidu ebaseaduslikku okupatsiooni Balti riikides ja mis tegid riigid täpselt 1991. aasta augustis. Meie jaoks ei pruugi need muud küsimused olla niisuguse teravusega, aga kuskil maailmas on riigid, kelle jaoks need on niisuguse teravusega. Nii et kui me ise oma hoiakuid ja positsioone kujundame, peame silmas pidama ka mitte lihtsalt seda konkreetset otsust või küsimust, mis on täna laual, vaid seda teisest või kolmandajärgulist või astmelist efekti, mille meie seisukoht võib põhjustada kunagi tulevikus. Nii et mis ma oskan öelda? Loodame, et laheneb, aga kuidas? Keegi ei tea. Enne kui me tuleme geograafiliselt lähemale tagasi, markeerime ära ka Lähis-Ida. See on ikkagi ka sel aastal olnud üsna märgiline teema. Hamasi ja Iisraeli sõda sai USA vahendusega küll vaherahu, aga nüüdseks see vist tegelikult on taas kord lahvatanud või ma eksin? Lähis-Ida, midagi väga püsivat seal piirkonnas ette kujutada on keeruline. Kuigi töötama muidugi peab, et ma ei taha ka kõlada küüniliselt. Jah, uskumatult kiired on olnud sealsed arengud. Väga turbulentne piirkond. Väga kiired, ma ütleks mitte lihtsalt muudatused, vaid lausa kannapöörded. Päevade jooksul. Kui me mõtleme selle Ukraina peale korraks, siis tegelikult see paralleel on väga selgelt nähtav. Kui on murdehetked, sõdade algused, sõdade lõpud, siis on arengud hästi-hästi kiired. Meie jaoks on tähtis kinni hoida nendest põhilistest põhimõtetest, millest me enne rääkisime. Kui me konkreetselt räägime Iisraeli-Palestiina küsimuses, siis loomulikult kahe riigi lahendus, me oleme sellele kogu aeg toetust avaldanud. Avaldame ka praegu, see on valdav konsensus tegelikult kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide seas. Sellelt lähtuvalt me hindame ka igat üksikut küsimust, mis lauale tuleb, mille kohta tuleb seisukoht kujundada. Kas me arvame, et see aitab kaasa või hoopis viib meid eemale sellest kahe riigi lahendusest? Muidugi on alati parem, kui on saavutatud vaherahu, see on selle küsimust. Kui on aktiivne sõjaline tegevus parajasti käimas, siis see on hullem, keerulisem näha mingisugust püsivat stabiliseerumist. Aga mul on ka raske näha püsivat stabiliseerumist ilma kahe riigi lahenduseta. Kas see kahe riigi lahendus on täna lähedal või kaugel, mul on hästi raske öelda, osaliselt arengute ja kiiruse tõttu. Aga ma olen kindel, et nõnda nagu 25. aastal, nõnda jääb ka 26. aastal see Lähis-Ida tahame või me ei taha meie välispoliitika teemaks, selle mõjutama, tegelikult ka Euroopat lõhestama, meie riike sisemiselt lõhestama, järelikult probleemseks küsimuseks, millega kahjuks peame erakordse hoolikuse ja ettevaatlikkusega tegelema.
Seesama see lõhestamise teema on tegelikult üks asi, mis sel möödunud aastal, mida võiks tegelikult pidada selliseks märgiliseks arenguks, et me nägime sel aastal inimesi Lähis-Ida konflikti osas pidamas proteste ja nii edasi. Miks või kuidas on järsku nüüd Eesti ühiskonnas need teemad saanud nii oluliseks? Globaliseerumine, ma arvan. Meedia globaliseerub, uudised tulevad kiiremini kätte. Muidugi Eesti olukord on võrreldes siin paljude teiste Euroopa riikidega erakordselt rahulik. Aga Eesti inimesed üldiselt ei lähe tänavatele protestima, kui just ei ole midagi väga dramaatilist toimumas. Aga tõsi ta on, et ka Eestis on inimesi, kelle jaoks Lähis-Ida küsimus on tugevalt emotsionaalselt laetud, seotud nende põhimõtetega nii ühelt kui teiselt poolelt muuseas. Aga kui me oleme teinud avaliku arvamuse küsitlusi, mille tulemused on teadupärast ju avalikud, siis me näeme, et need inimesed Eestis, kellel on väga niisugused teravad seisukohad Lähis-Ida küsimuses, ühelt või teiselt poolelt, nad on siiski pigem vähemuses ja valdav enamus Eesti inimesi leiab, et Eesti lähenemine on tasakaalus. Aga see tasakaalus lähenemine ei tähenda, et ta oli tasakaalus nüüd eile, et ta nüüd tingimata tasakaalus homme, et selle tasakaalu hoidmise nimel tuleb muidugi vaeva näha. Aga lõppkokkuvõttes ma tahaksin iseenda poolt meelde tuletada kõigile neile, kes võtavad maailma asju arutada, et on loomulikult maailma kodanikena võimalik võtta positsiooni kõikvõimalike maailma küsimuste suhtes, olla poolt, olla vastu. Ja see on kõik absoluutselt legitiimne ja intelligentsete inimestena me peamegi maailma kodanikena väljendama neid seisukohti sellel tasandil, aga teine tasand on ka olemas. See teine tasand on see, kus tegutseb Eesti riik. Ja seal tuleb esmajoones tegelikult lausa peaasjalikult lähtuda sellest, mida me arvame olevat kasulik Eestile. Eestile, Eesti julgeolekule, sealt edasi meie piirkonnale, sealt edasi võib-olla Euroopa julgeolekule, Euroopa stabiilsusele, Euroopa heaolule ja eriti keerulised on just sellised välispoliitika küsimused, kus need kaks vaatenurka satuvad teineteisega vastuollu. Ja kui nad satuvad vastuollu, siis minu soovitus on võtta siiski Eesti positsioon. Liigume tagasi Euroopasse. Soome president Alexander Stubb ütles Postimehele antud intervjuus, et praegu on ajastu, mil Euroopa tegevus, Euroopa otsused defineerivad seda, kas me suudame olla sama võimsad, sama suured nagu näiteks USA või Hiina. On see tegelikult realistlik, kui vaadata Euroopa sellist eripära otsustamisel, ütleme siis nii aeglust? Selle näitab aeg. Kõigepealt ma olen nõus, aga läheksin sammu veel edasi selle mõttekäiguga. Need mitte ainult ei määra seda, kas Euroopa saab ühena maailma suurtest otsustada maailma asju. Need tänased arengud ja nende lahend määravad selle, kas üldse on Euroopa ja milline Euroopa. Need määravad Euroopa julgeoleku tulevikku, aga tegelikult laiemalt kui lihtsalt julgeoleku tulevikku. Nii et muidugi need ajad on väga kaalukad. See on maailmas esimene kord läbi elada kaalukaid pöördelisi hetki, aga ta jääb kindlasti ka viimaseks korraks, aga tuleb tunnistada, praegu on üks neist hetkedest. Ja kaalul on erakordselt palju, mitte lihtsalt Ukraina jaoks ja mitte lihtsalt kitsalt Eesti jaoks või Soome jaoks, tegelikult kogu Euroopa jaoks ja kogu ka selle niinimetatud Euroopa projekti jaoks, selle idee jaoks ühendada Euroopa riigid demokraatia ja õigusriigi põhimõtete alusel, ilma selleta, et üks liikmesriik teiste üle domineeriks, aga siiski selliselt, et me suudaksime koos säilitades oma erinäolisuse tegutseda majanduses, poliitikas, aina enam ka julgeolekus ühtse tegurina. Kas see projekt õnnestub või mitte, sõltub igapäevastest otsustest, mida me teeme. Aga tänaseks peaks olema ka kõigile selge, et on maailmas neid, kes seda projekti ennast üritavad rünnata, likvideerida. Kõige kuulsamana loomulikult Putin ise. Nii et kõigepealt on küsimus, kas Euroopa alles jääb. Ja kui jääb, siis muidugi kitsamalt meie jaoks alati küsimus, kas ka meie selle Euroopa osa oleme. Ja ütleme, et oleme, siis küsimus, kuidas me suudame Euroopa kaudu mängida kaasa globaalsetes arengutes, on alles see kolmas küsimus. Euroopal on tohutult nõrkuseid.
otsustusprotsess, arusaadav, viitasite sellele. Samas on ka põhjused, miks see otsustusprotsess on selline. Miks see mudel on parem kui see, mida üritas Napoleon Euroopale pähe määrida või Hitler või Stalin oma variantides, kus üks domineerib teiste üle. Euroopal on neid nõrkuseid veel. Me näeme neid nõrkuseid majanduses. Me näeme neid nõrkuseid väheses enesekindluses. Aga kõigest nendest nõrkustest rääkides ei tasu unustada, et meil on ka meeletult tugevusi. Kitsalt võttes ainult Põhjala ja Balti riigid. Ainult Põhjala ja Balti riigid. Me oleme kollektiivselt maailma suuruselt 9. majandus. Võtame juurde Poola, võtame juurde Saksamaa, meid on 160 miljonit. Ülejäänud Euroopa juurde võtta üle 400 miljoni. Ei ole me enam maailma poliitika või majanduse domineerija. Kuid ennast pisendada mingisuguseks joonealuseks viiteks ei ole ka mitte mingisugust vähimatki põhjust. Hästi palju sõltub sellest, kas me suudame ennast ise kokku võtta, eurooplastena. Ise kokku võtta, et kõigepealt oma osalust maailma asjades kaitsta, oma eksistentsi kaitsta ja siis ka lihvida neid tänaseid nõrkuseid tänastest teravusest võib-olla ümaramaks, pehmemaks, päriselt kaotada neid nõrkuseid, ma kardan, ei ole võimalik. Et vastu peegeldades, et demokraatia väärtused on justkui Euroopa juurpõhimõtted, aga teisalt me konkureerime maailmas, kus demokraatia väärtused, poliitilised normid tegelikult enam ei ole tava, et sellepärast me jäämegi maha. Absoluutselt. See elulaad, mida me siin viljeleme, ei ole ainukene võimalik mudel korraldada indiviidi ja valitsuse suhteid. On teissuguseid mudeleid ka. Ei käi ju ainult poliitiline võidujooks või sõjaline võidujooks, käib ka tehnoloogialane võidujooks. Ja ma arvan, et ei eksi need, kes ütlevad, et see, kes võidab selle täheguse tehnoloogilise võidujooksu, kelle reeglite alusel luuakse tulevikutehnoloogiad, see paljuski domineerib maailma poliitilises ja majanduslikus mõttes, aga see ka kujundab ümber need reeglid, mille alusel mitte lihtsalt rahvusvaheline elu, vaid ka riikide sees käiv elu toimub. Alati on võimalik kusagil poti nurgas keeta ka veidi teistsugust suppi, kui seal kastrulis tervikuna. Aga need juhtumid on pigem erandid. Üldiselt, kui maailm teatud suunda läheb, siis ta kipub endaga kaasa tooma teised. Kui absoluutne monarhia maailma valitsemismudelite peaaegu ainsa näitena enam ei suutnud pakkuda vastuseid küsimustele või lahendusi nendele probleemidele, mis poliitikas tekkisid, siis ta kadus. Mõnesse kohta ta jäi, aga üldiselt ta kadus. Nii et kui me tahame õigusriiki indiviidi vabadustel põhinevat demokraatiat kaitsta, siis tuleb arvestada, et me peame selles võidujooksus osalema ja tõesti olema paremad kui need meie konkurendid. Meil on kõik eeldused selleks olemas, aga mitte kuskil pole kellegi poolt ette antud, et selline valitsemisvorm, nagu meil siin läänes on kombeks, tingimata kestma jääb. See on sama palju ette määratud kui absoluutne monarhia, mis kadus tegelikult lõpuks paari aastakümnega. Aga kuidas ta kadus? Esimene maailmasõda, teine maailmasõda, kataklüsmid. Nii et pingutada tuleb ja paigale jäämiseks midagi ei ole teha, tuleb kiiresti joosta. Lõpetuseks natukene sellist positiivsemat tooni ka, et Eestist on ikka ja jälle räägitud sellises vormis, et Eesti on välispoliitiliselt olnud suurem, kui tegelikult suurus lubaks. Kas nüüd järgmisel aastal me saame aasta lõpus sama öelda? Ma loodan küll, sest ausalt öeldes, kui me peaksime tõdema, et Eesti on välispoliitiliselt väiksem, kui ta absoluutnumbrites on, siis on asjad väga halvasti. Me peamegi olema suuremad. Me peame olema suuremad, kui me tegelikult oleme. Me peame olema kiiremad, kui me tegelikult oleme. Me peame olema kaugelt nutikamad kui keskmine. Ja kahjuks peame ka olema julgemad kui suured. Sest suurel väljendada seisukohta, tõmmata teisi kaasa, on peaaegu, et asjade loomulik seis. Meil vedada teisi millegiga kaasa tähendab paratamatult, et enne kui teised järgi on tulnud, oleme ju üksi. Aga mitte olema üksi, see on meie kreedo. Nii et see julgus, nagu ikka, ei ole mitte hirmu puudumine, pealegi hirmu tasalülitamine, ta on sellest hirmust õigel määral üleolemine. Ja selleks hirmuks on hirm olla üksi, soov peita ennast ära, teiselda, et meid polegi olemas, rahulduda sellega, et kuskil keegi teine oli kuskil mingil rahvusvahelisel koosolekul, esindas äkki meiega sarnast vaadet.
see hirm ei tohi saada domineerima. Ja kui me suudame samamoodi tegutseda, nagu me seni tegutsesime, olles õppinud ka nendest suurtest 20. sajandi vigadest, siis ma arvan, et saame ka aasta pärast kinnitada, et Eesti on välispoliitiliselt suurem, kui meie absoluutnumbrid seda lubaksid jäldada. Soovin teile ilusat aasta lõppu, meeleolukut aastavahetust ja töist uut aastat. Aitäh! Ja ma soovin seda sama vastu.